Teeme siis väikse tagasivaate sellele üleelamisele. Nüüd on lõkke vales kohas. Opadi, päris maalased, väike kokkuvõtte tagasivaade. Kuidas siis asi välja nägi? 48 tundi üleelamine ilma söögita, ainult kirvega. Magamiskotti, telki kaasas ei ole. Ainuke tööriist. Et see on minu jaoks alati selline põnev, et kuidas ikkagi minimaalse varustusega hakkama saada. Hästi trendikas selline hakkama saamine on igasuguste asjade kokku ostmine ja siis scrollimine ja siis järgi tegemine natukene koduhoovis või kuskil platsil. Et see ei ole minu jaoks kaugeltki see, et olles varem ka teinud neid eluepisoode omajagu, et siis see on hoopis teine maailm, päris maailm, kus su keha ja vaim läheb ikkagi laboritingimustest välja ja need õpimomendid on tohutult palju suuremad. Et see, mis internetis scrollid, tundub, et nii käibki ellujäämine, see on nagu köömes. Mulle meeldib just see pool, kus ma mängin päriselt olukorra läbi ausalt. Ja see annab nagu tohutult palju rohkem sellist infot, et see on, ma arvan, 80% vähemalt kogu ellujäämisõppest on see, mis sa ise läbi teed. Seal tuleb füüsiline, vaimne pool mängu, seal tuleb mitte kontrollitud oludes samade asjade lahendamine järjest kestvuselt. No, mul läks 12 tundi, siin läheb kuumaks. Mul läks 12 tundi kogu selle esimese päeva varje, tule asjade peale, et olime ära. Aga vaatame siis, mis me ära tegime. Kaasas oli mul lisaks sellele, mis mul praegu seljas on, püksid olid küll teised, üks pusa õhuke ja üks puuvillane ilma voodrita tuulejakk. Et need olid siis, said õhtul selga ja teise päeva hommiku ka vist natuke. Ja selle särgi ma võtsin ära, siin on all spordisärk, see oli mul padjaks, siuke väike nutsakas pea alla, väga palju parem. Nüüd esimene päev ma kindeid ei kasutanud, see oli ka test mulle, et kuidas käed vastu peavad. No teiseks päevaks olid käed ikka nii ellad, et ma panin kindad kätte, et jätkata uuel nädalal, mis praegu käib, siis ka oma tegevusi ja mitte käsi ravida. Nii et väga suur vahe. Palja käsi ellujäämine versus kinnastega. Nüüd säästad oma põhilisi tööriistu päris palju. Kirves parakord oli ümber, ei tulnud mõttessegi, et see vibunöör, nõgese nöör ei tööta äkki, et mul on siin olemas, mul on saapapael ka olemas. Igal juhul jonnisin selle vibuga seal ja sain hakkama. Vibu materjal, lepa valisin päris hea, mitte ideaalse. Ütleme, ideaalselt oleks piisanud ka sellest poolveninud nöörist, märjast nöörist oleks käima saanud, aga ta oli veel natukene selline pisut grammi puudu, et tahtis ikkagi jõudu kiirust rohkem, kui see nöör algul välja andis. Aga pärast mitmeid nööripingutusi ja ma ei tea, 3 tundi või mis ma jändasin selle tule tegemisega, komplekti uuesti ettevalmistamised ja sain ikka kõrna söe, nii et elasin üle. Lisaks oli kaasas siis droon, mõned droonikaadrit te nägite. Droon oli kaasas ja oli kaasas ka esimese päeva vesi, mis sai küll vara otsa, ma arvan, kell 7 õhtul, pool 7 oli see vesi läbi.
ja siis teine päev oli vaja teha see jooginõu ja kannatada ka, testida ära ka siis jänus olemine. Kui 48 tundi ilma söömata oli minu jaoks kerge. Mõned üksikud hetked hommikul, reedel ja laupäeval võib-olla tundsid, et kuidagi kergelt tisi on nagu, siis ülejäänud aeg see ei morjendanud üldse, ei võtnud jõudu ära midagi. Küll aga jänu teisel päeval oli päris, hakkas nagu tunnet muutma oluliselt. No veenõu oli ka üks riski koht, et kas see jääb pidama või kuskil on mingid praod, mida ma ei näe väljapoolt ja lekib kiirelt tühjaks, aga läks hästi, pidas üli hästi vett ja sain siit juua paar liitrit vett kokku paari korraga. Nii et see oli väga okei ja äge töö. Viljura kõrs joomiseks, neid müüakse poes kalli hinnaga. Ma tegin kirvega. Tool oli täitsa improvisatsioon, et see tuli mul, vaatasin teisel päeval seal metsas maasikal käies ja metsa avastades, et veel on planke saada ja siis mõtlesin, viikingi tool, praegu Norra skoorib kõvasti ka MM-il ja panin selle tooli kokku seal koha peal, et vähem oleks tassida, see oli juba nüüd kuskil 800 meetrit siit. Ja siis tõin juba valmis juppidena IGEA komplekti kohale ja panin kokku ja sain nautida siin juba teisel päeval rohkem neid jõudehetki. Puid ma ei lõhkunud, põhimõtteliselt kütteks kirvest kasutasin väga vähe, kõik murtsin, pikad panin lihtsalt otsapidi sisse. Mõne üksik tuli natuke kirvest ka tahtis saada. Aga no kogu see komplekt läks meeletult kirvest, et need plangud osad olid väga tihked, kuivkuusk lahti raiud, et see plank sealt välja rebida. Kõik need ribid, voodiservad, pakud alla. See, et käed olid ikka väga soor juba läbi teisel päeval. Oleks muidugi hakkama saanud, konkreetselt villi veel ei olnud, aga tundsin, et ega siit pikka laulu enam ei ole ka villini. Vot selline lugu ja ühtegi puuki 48 tunni jooksul. Pidevalt pikas rohus igal pool võsas. Kaasas oli mul veel enda aetud kasetõrv, ma tulen annan nuusutada. Ülihea asi, kase tohust tehtud kasetõrv, seda mekerdasin endale jalgadele, natuke siia kätele ja sokid pükste peal ja ei näinud ma ühtegi puuki ega ei saanud ühtegi puuki ka. Vot selles mõttes siis väljakutse väga õigustas ennast, et oligi selline soov proovida, kuidas keha vastu peab totaalsele paastule 48 tundi väga suurte koormuste juures. Et jah, esimene päev oli 12 tundi non-stop jalgade peal ja üsna kõrge pulsiga rassimist, kogu aeg millegi raiumine, tassimine. Väga hästi see üllatas ennastki, et nii hästi pidas vastu. Mis siis veel? Küsige küsimusi kommentaariumis kindlasti, kui on veel küsimusi, et see reaalne läbitegemine on ikka hoopis teine maailm, kui scrollida netis ja vaadata, ma oskan ja siis natuke näpu otsas koduovis midagi proovida ja siis hakata koolitama teisi, et see ei ole see maailm üldse. Need on kaks täiesti erinevat maailma, et üks on tasku ellujäämine, teine on real life. Et siit tuleb väga palju mentaalset ja füüsilist poolt ja non-stop järjepidevat ülesannete lahendamist ja ööbimine, magamine, magamatus, külm, kõik need komplektis õpetavad sulle nii palju rohkem, et see on 80% vähemalt, ülejäänud see 20 tuleb sealt ja natuke midagi nokitsed proovid. Vot, selline lugu ongi kõik vist. Väga mõnus oli. Läheme ikka nende teemadega edasi, see ellujäämine, reaalsed katsetused, reaalsed tegemised, pikemad protsessid, et see on põnev maailm, milles kahjuks valitseb nagu üsna suur tühjus, et on kas lavastatud asjad või miniprojektid. Et miniprojektid on head juurdeviivad asjad, aga komplektis on see hoopis teine maailm. Sedasi, 48 tundi, totaalne paast, kõik asjad, eluks vajalik, väga mõnus. Ja ainuke, mis ma mõtlesin, et kui Aloni sarjaga võrrelda, siis seal on algul komplektis ju pott ja mingid õnged ja tulepulk ja magamiskott on ju, et sul algul on tegelikult Aloni sarjas osalejatel edu kõva. Saad magada ennast välja, külma ei ole, pott on olemas, kohe keeda,
Et need momentumid olid ju kõik, langesid siin esimesele 2 päevale nii kuhja kokku, et sa annad sealt juba nii palju ära, et võrreldes Alone'iga, kus sa lähed nagu chillima, kämpima põhimõtteliselt alguses on ju, seniks kuni päris see nälg ja üksildus ja kõik need erinevad väiksed vigastused ja füüsiline väsimus hakkab siis seal kusagil 6 aja jooksul vaikselt neid ridu õrendama. Et see on täitsa teine asi jah, see on alguses kohe täisgaasiga üleelamine. Aga väga meeldiv oli ja aitäh teile ja nüüd mul on mikrofon ka uus, vana kaotsin ära, ehk on kuulda paremini ja saate neid lühiklippe juba mikrofoniga. Selle üleelamise ma tegin ilma mikrofonita, sest ma oleks raudselt selle jälle ära kaotanud selle rassimisega. Aga aitäh vaatamast, pange küsimusi, kutsuge sõpru juurde ja jätkame oma püha missiooni päris asju teha. Päris maalased.